Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Esimene kaart on teil päike. Päike on tarokaardipaki kõige parem kaart. Kaart ise ütleb nii, et elu on nii ilus, et korralda pidu. Kas te nüüd just pidu korraldama hakkate? Aga see päike valgustab ära. Kui teil praegu oli mingisugune, ma ei tea, mingi asi, mille peale te mõtlesite, vastust ei leidnud, päike toob välja. Päike toob välja ka kõik nagu varjatud asjad, mis on teie eest varjatud, mida te pole näinud või pole tahtnud ise näha või pole teile räägitud. Päike on tegelikult positiivne kaart ja päike toob ikkagi hinge seda soojust ja sära. Just seda nagu päris päike, mis meil siin väljas on. Jah, on küll kuum, aga no ilma päikeseta me ju ka oma elu ette ei kujuta. Et nüüd enam päikest ei olegi. Et jaa, päike on üks väga positiivne kaart ja selle positiivse energiaga on terve teie nädal laetud. Olenemata sellest, mida ma edasi räägin, pidage meeles seda, et päike valgustab teie nädalat oma energiaga, oma soojusega. Just nii. Järgmine kaart on teil keiser. Vaat keiser on hea kaart. Keiser hoolitseb selle eest, et salved oleksid alati täis. Kui keiserinna vaatab, et elu saaks jätkuda ja teeb kõik selleks, siis keiser vaatab, et meil jätkuks kõike ja kogu aeg. Meil oleks rahakott raha täis, meil oleks tervis hea, meil oleks katus pea kohal, kõht täis, ühesõnaga kõik need vajadused oleksid kaetud ja mitte täna homme, vaid pidevalt. Edasi tuleb teil siin müntide 9. Müntide 9 on selline kaart, mis räägib sellest, et te ise juhite oma elu. Teie olete oma elulaeva kapten, ise juhite laeva, ise küürite tekki. Kõik otsused, mida te teete endale, kõik valikud, kõik te teete endale. Jah, teie lähedased saavad sellest ka osa, rohkem või vähem. Aga igaüks vastutab ainult enda tegude eest. Ja teie ei saa vastutust võtta teiste inimeste tegude eest. Ja te saate varsti aru, miks ma seda räägin, kui ma nende kaartidega edasi jõuan. Edasi on teil siin karikate 2. Karikate 2 on tegelikult minu lemmikkaart, no päike muidugi ka. Karikate 2 on hingesugulase kaart. Karikate 2 on selline inimene, kellega te ühtemoodi mõtlete. Kellega te üksteisest sõnadeta aru saate, kellega koos on lihtsalt hea olla. Ta võib olla teie partner, ta võib olla teie töökaaslane, ta võib olla ka mõni lihtsalt hea sõbranna või sõber. Kellega te tunnete ennast mugavalt ja nagu tõesti te ei pea mõtlema, mida öelda, kuidas käituda. Te saate olla teie ise. Minu meelest on see väga oluline, et inimene saab olla tema ise, temalt ei oodata mitte midagi nagu sellist, mis ta pole, mis pole talle omane. Nii raske on, kui siin surutakse kuhugi raamidesse. Siis ei oska tõesti istuda ega astuda, ei tahagi sinna minna, ei taha selle inimesega suhelda. Sellepärast, et sa kunagi ei tea, mida ta sinust mõtleb, mida ta sinust tahab, mis ta ootab, milline on tema maailmavaade. No jah, ütleb midagi ja pärast mõtleb, et ei tea, mis sellel viga oli. Mulle väga meeldib see karikate 2. See on imeline kaart. Ma ei tea, kas see inimene on teie elus juba olemas, aga ma loodan, et ta on, sest te vajate tuge. Siin all on müntide 3. Vaat müntide 3 minu jaoks on projekti kirjutamine. Minu jaoks on müntide 3 selline kaart, mis tähendab elu planeerimist. Lihtsalt istungi maha, panen paberile kirja, mida mina elult tahan, kuhu ma tahan oma eluga jõuda. See on nagu selline põhjalik plaan või siis inventuur elus. Aga mulle meeldib ka see, kuna ta on rahakaart. Et siis ma lihtsalt planeerin nüüd mingit uut projekti, panen paberile kirja, miinused ja plussid, vaatan, kui palju mul aega on selleks. Siis saab selgeks, kas seda projekti on võimalik üldse ellu viia. Kui on eelarve ära tehtud, kui on kõik enam-vähem välja arvutatud, kui palju see aega võtab, kui palju sinna kulub, mis veel kulub sinna lisaks ajale ja ütleme ka rahale.
kuidas ma sinna saan, mida mul selleks vaja on, et seda teha. Ühesõnaga, mingi selline põhjalik projekt, põhjalik analüüs. Edasi tuleb see kaart, mille pärast ma ütlesin, et teil on tuge vaja. See on mõõkade 3. See on üks vastikumaid kaarte selles tarokaardipakis. Sellepärast see tähendab südamevalu. Siin on ta veel kuidagi nagu enam-vähem normaalne, aga ma tean neid kaarte küll, kus ongi süda ja mõõgad on läbi torgatud sellest südamest. No see on nagu valus vaadata lausa. See on südamevalu lähedase inimese pärast. Ja edasi tuleb sealt mõõkade 8 ja see on lõksus olemise tundekaart. Ma ütlen tundekaart. Ma saan aru küll, miks. Kui teil süda valutab kellegi pärast ja te ei saa teda aidata, kuigi tahaksite, siis hakkabki süda valutama. Neid elusituatsioone on nii palju, kus inimene näeb, et tuttav, pereliige, oma elu on täiesti tuksi keeranud, on nurka ennast nii mänginud ja te tahaksite aidata, aga ta ei lase ennast aidata. Ma ei tea, kas on teil mõni selline situatsioon, siis tunnetegi ennast lõksus olev, ma olen kõik teinud ja näed, mitte midagi ei aita ja ta ikka teeb seda oma asja, mis iganes see on. No see peab olema midagi sellist, mis teil lihtsalt südame valutama paneb. Tahaks ju inimest päästa, tahaks inimest aidata, ta ei võta vastu, ta ei lase teha seda. Aga ma ütlen teile, et teie ei vastuta mitte kellegi eest, teie vastutate ainult iseenda elu eest. Sellel inimesel, kes näiteks teeb mingit halba asja, no ma ei tea, mida ta teeb, käib ja varastab kusagil, võib-olla on narkomaan, võib-olla, ma ei tea, on veel tal mõni siukene väga-väga halb pahe. Tema on, mis ma ütlen, ta on tulnud siia maailma oma õppetunde saama. Need on tema õppetunnid, tema peab need ära õppima, teie ei saa tema eest elada. Teie ei saa tema eest otsustada. See on tema elu ja need on tema valikud. Ja need on tema õppetunnid, mis tal on vaja ära õppida selleks, et tagasi tulles oleks need õppetunnid õpitud. Ma ei tea, kas te usute seda või mitte, et me oleme siin varem olnud ja võib-olla tuleme korra veel tagasi. Seda ma ei tea. Nagu kas me siia tagasi tuleme, aga seda ma tean kindlalt, et me oleme siin varem olnud. Ma ei tea, mitu korda mina olen siin käinud, ma ei ole seda uurinud, ma ei ole seda küsinud, ma ei taha seda teada. Aga kindel on see, et oma õppetükid siin ja praegu me peame ise ka ära õppima. Mina ei tea ka seda, mis on selle elu eesmärk või mis on minu elu ülesanded või ma tean seda, et see kanal sai loodud selleks, et inimesi aidata. Ma saan oma kanaliga palju rohkematele inimestele olla toeks, anda nõu. Mina ju seda juttu ei räägi, see jutt antakse mulle sealt ülevalt. Mina olen ainult kanal teieni. Mina olen kanal universumi ja teie vahel. Ja YouTube ehk siis see tehnoloogia areng on andnud praegu selle võimaluse, et ma jõuan oma jutuga palju rohkemate inimesteni, kui ma jõuaksin füüsiliselt kellegagi teist nagu tegeleda selles mõttes, et teile individuaalselt kaarte panna, juttu rääkida kõiki. Kujutage ette, kui kõik skorpionid, kes seda kanalit vaatavad ja mind kuulavad, tuleksid mulle ukse taha, kui kaua mul aega läheks kõigi teie vastuvõtmiseks ja kui palju kuluks minu energiat, et teile adekvaatset infot anda ja teie küsimustele vastata. Et sellepärast ma räägin seda juttu, et tuletada teile meelde, teie vastutate ainult enda elu eest. Kõik teised, kui kahju meil neist ka ei oleks. See on nende elu, need on nende õppetunnid. Nad peavad ise need ära õppima. Ei saa nagu koolis, et lähen ja teen lapse eest ära, et ta saaks 5. Täna saab 5, homme pole mitte midagi meeles. Ma loodan, et see südamevalu laheneb, sest tegelikult see lõks ei ole kinni. See on lõksus olemise ainult tunne. Sellepärast, et te tahate aidata, aga te ei saa, sest ta ei lase. Selle lõksukaardiga on ka niimoodi, et teil on selja taga tee vaba. Te võite alati lahkuda,
Teil on selja taga tee vaba. Te ei taha seda võib-olla praegu näha ja võib-olla te ei taha ka seda kuulda, mida ma räägin. Te saate alati video kinni panna. Teil on see võimalus. Aga mina soovin teile kannatlikku meelt ja rahu hinge. Tegelege mingite muude asjadega ja laske temal oma õppetükid ära õppida. Selline tuli video. Ma saan aru küll, et see pole kõige lõbusam. Andke mulle andeks. Aga seda ma pidin teile ütlema. Kui teile minu video meeldis, ärge olge kitsip, pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida. Te võite alati mulle kirjutada. Ma olen teie jaoks alati olemas. Kirjutage mulle meil mustakassitaro@gmail.com. Mustakassitaro on kõik üks jutt, üks sõna. Kirjutage mulle ja ma vaatan, mis ma teie heaks teha saan. Aga seniks kohtume järgmisel nädalal.